Mina olen Pillerin, õpin Lennuakadeemias lennunduskorraldust 3. kursusel. Mina sattusin Lennuakadeemiasse tegelikult kogemata. Mul ei olnud mingit aimust, mida lennundus üldse tähendab. Lennukid seal platside peal, siis me peame meeskondasid vedama bussiga sinna. Millest see nii-öelda koosneb, aga mulle tohutult meeldis just see planeerimise, organiseerimise, inimeste juhtimise osa. Ja mulle meeldis algusest peale see, kui reguleeritud lennundus on, et kuna ma ei ole eriti loominguline inimene, siis mulle väga sobib, et reeglid on ette antud ja nende järgi tuleb käituda. Lennunduskorraldaja õpib kõike, mis käib lennunduse tagatubades põhimõtteliselt, et igasugune majanduslik pool lennundusest, finantspool ja ühtlasi ka kogu muu korraldus, et näiteks inimeste manageerimine või graafikute tegemine. Lennunduskorraldaja peaks kindlasti olema väga täpne, nii nagu lennundus ise. Olulised omadused on ka see, et oleks hästi hoolas ja vastutustundlik. Lennunduskorraldusõpe on hästi mitmekesine, hästi palju rõhku on praktikal, hästi palju on külalisõppejõude, hästi palju õpitakse ka teiste erialadega koos. Õpivad kindlasti palju majandust, palju finantsanalüüsi tegema näiteks. Õpitakse nägema, kuidas kogu lennundus kokku tuleb. Ongi see L-iga osa nagu ülespoole. Lennuakadeemias koostöö õppejõududega on väga mõnus, väga kodune, nagu räägiks oma sõpradega. Ja nende lisandväärtus on loomulikult see, et nad on kõik oma ala tipptegijad. Nad tegelevad hetkel lennunduses, nad saavad rääkida oma igapäevasest tööst. Längutes ei ole kindlasti nii, et istud ja kuulad, vaid kindlasti teed kaasa, kindlasti mõtled kaasa ja räägitakse ka väga igapäevastest teemadest, et kui eile juhtus Kanadas lennuõnnetus, siis see on ka loomulikult nii tunnis teemaks. Meil on väike kogukond, sa tunned kõiki, mitte ainult enda eriala üliõpilasi. Kõik hoiavad kokku, kõik toetavad hästi palju üksteist. Ja meil on väga äge koolimaja, kus on mõnus õppida ja mõnus olla. Koolist õpitud saab tööle kaasa võtta väga palju. Üldiselt lennunduse põhitalad on igal pool samad, vahet ei ole, kas sa töötad lennujaamas või lennufirmas. Väga põnev on näha, kuidas need asjad omavahel kokku käivad.